Kalevi üks uusi täiendusi, Daniel Usta lükkab selle palli veerema ja läksime. Kui nüüd Kaleviga võrrelda, on neil siis, vaatame ära selle võimaluse, siit on 1-0 koht, aga Eilep jääb hästi ette ja Nelisol 75 ja Daniltšev Jakovil 78, nii et nemad 4 siis. No nüüd sealt peab tegema Lepp veel eeltõrje, kas see oli Miil, kes Kalevile Eeri hinnangul. Taha postise pall. Head jätku ei tule, tuleb lihtsalt pall kõrgustesse. Nüüd lükatakse edasi ja sealt on Koskoril löögi võimalus ja oi. Millise asja laseb praegu Sander Lepp sisse 35. minutil. Tristan Koskor ja 1-0. Aga noh, Koskori enda naeratus oli ka selline natuke häbelik, et see löök tegelikult Tammeka ründajal ebaõnnestus täielikult, aga mis asja Lepp seal nüüd tegema läks, ei tea. No vaatame, kas äkki suluseis päästab, aga kahtlen natukene. Natukene kahtlen. Veelma. Jääb Koskori karistusalas, Koskor saab lüüa ja Koskor lööb 2-0 siit. 61 minutit saab täpselt mängitud, kui Tristan Koskor nüüd küll ei pea enam tänama mitte kedagi muud kui iseennast ja võib-olla natukene ka Patrik Enro Veelmaad, kelle ta nüüd üles leiab, kes talle ilusti söödu lükkas. Ja 2-0 on tõsiasi. Värav alla tuleb ja tuleb 2-1 ja Kalev on mängus tagasi ning mees, kelle pealt pööras ära Tristan Koskor ja lõi värava mõned minutid tagasi. Jevgeni Tšernjakov lööb siit Kalevi uuesti mängu tagasi. See on hea, see tähendab, et meil tuleb veel mängu. Tšernjakovi 10. värav või 10. mäng ja esimene nii palju. Ja veel üks nurgalöök. Aga Maalin vilistab selle kohta.